Tere hilist hommikut siit Norrast. Täna on meil reisi mitmes päev, Main? Main, mitmes päev meil on? 4. päev? Täna on 4. päev. 4. päev. Täna on meil reisi 4. päev. Hommikul ärkasime hotellis. Mõnusalt magasime ennast välja. Uni läks suhteliselt normaalsel ajal ära. Ärkasime, sõime. Väga korralik hommikusöök oli. Teist korda Norras sain väga head filtrikohvi, suurepärane, väga haruldane üldse kuskil mujal saada normaalselt kohvi peale kodu. Siis ajasime autol mootori soojaks ja võtsime suuna Praami sadama poole, lootuses, et äkki mahume praami peale. Seepärast, et 10.45 läks praam ja järgmine praam oleks läinud kell 3. Ja üllatust, nagu Main ütles, juhuseid ei ole. Mahtusime ilusti peale, meid võeti järjekorras vahelt, tõmmati meid välja, kuna ei olnud campervan, siin enamus on campervanidega. Ja mahtusime suurepäraselt auto peale või auto mahtus suurepäraselt praami peale. Parkimine on omaette. Parkimine oli omaette vaatepilt, kuidas nad siin selle pisikese praami peal neid autosid panid, et see oli päris äge vaadata. Aga ühesõnaga, nüüd me oleme praami peal ja suunaga Senja on vist selle saare nimi, kuhu me läheme, et siis seal matkata ja vaadata. Seal me oleme siis järgmised 2 päeva. 2 ööd. 2 ööd, jah, 2 ööd, vabandust. Ma natukene näitan seda praamisõitu ka. Panen mõned klipid vahele, et kuidas meil see 45 minutit siin praamil möödub. Loomulikult mitte kogu 45 minutit, aga lihtsalt siin on väga ilusad super vaated jällegi. Põhjus, miks me tulime. Vaated. Veel kord vaated. Tänane ilm on juba rohkem Norra moodi. Hommikul oli 11 kraadi sooja. Kontrastiks eile oli 28 kraadi, nii et väga-väga suur temperatuuri kukkumine, aga mis ei ole üldsegi mitte paha, sest sellise palavaga oli üsna tüütu juba ringi trippida ja matkata. Aga tänane temperatuur on juba siuke täitsa mõnus, hea. Senja Scenic Route või tee on hetkel osaliselt remondis, aga me otsustasime, et me sõidame Grüllefordi ja siis tuleme seda teed mööda nii kaua, kuni remondini saab. Ja siin on see kuulus vaateplatvorm, ma nüüd nime enam ei mäleta, aga see vaade siit on lihtsalt super. Suurepärane. Oleme nüüd siis teise vaatamisväärsuse juures siin Senja Scenic Route'il. On nüüd tungene set või mis iganes hääldus on. Viewpoint, Coastal Viewpoint. Hästi äge rannik, kivine rand. Saab tulla mere äärde, vaadata, kuidas laine murrab. See tuleb hästi äge puidust jalgtee. Vaade on siinpool tunnelit või siinpool mäge on pilves, väga pilves, võrreldes sellega, kus me enne olime. Aga 13 kraadi ei tundu nagu üldse jahe kusjuures, et täitsa mõistlik ja normaalne. Ja see vaateplatvorm, kus me enne käisime, selle nimi oli tegelikult Bergsboten. Jällegi üliäge ilus koht. Väga soovitan, kui siin kandis trippida. Oleme nüüd ennast siis meie järgmise 2 öö peatuspaigas sisse seadnud. Sellises väikses asulas nagu Torsken
ja siin on selline peremajutusasutus nagu Senja Fjordcamp, Senja by Heart. Koht, no lihtsalt üliäge. Mökid on sellised väiksed, kaasaegsed. Kohe mökkide kõrval on reception, mille küljes on siis tegelikult ka väga kuulus restoran, kes pakub siis kohalikku Atlandi kööki, kala, peamiselt mereande. Ja eks me siis kindlasti satume siia ka sööma. Täna võtame lihtsalt mõned külmad joogid ja seame ennast oma pesas mõnusalt sisse. Päeva kokkuvõtteks, mis ma oskan öelda? Täna sai kõvasti rohkem drooni lennutatud. Vaateid nägime kõvasti, jällegi hoopis teistsugune võrreldes sellega, mis oli eile. Temperatuurid olid talutavamad, oli jahedam, ei olnud nii palav. Mis veel? Ma ei taha öelda, mis veel, kuidas sul tänane päev oli, mis emotsioonid jäid? No mind vii Norras ükskõik kuhu, et mulle siin väga meeldib. Ja täna mere ääres, lihtsalt me istusime nagu maailma lõpus ja see oli lihtsalt meeletult ilus. Ja see siin, tänane ööbimiskoht on kindlasti väga äge ja siia me homseks sööks ka. Homme prooviks matkata, aga vaata, mis sellest välja tuleb, kuidas ilm on ja kas mägedesse saab. Aga sihuke koht, väike 360 kraadi. Homseni, tšau!